Hea vaataja, on selle aasta esimene pühapäev ja elame ikka veel jõuluaegses perioodis. Mõne päeva pärast on kolmekuningapäev ja vot siis on jõuluaja lõpp ka. Kuid jõulude saladus sellega ei ammendu. Evangelist Johannes võtab selle oma evangeeliumi alguses kokku. Ta ei anna meile meie hämmingule ainult sõnad, vaid kutsub meid üles seda oma elus ka jätkuvalt kogema. Aga kuulakem, kuidas ta seda teeb. Esimese Johannese evangeeliumi peatükk ja esimesed 18 salmi. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Seesama oli alguses Jumala juures, kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud tema kaudu oli elu ja elu oli inimeste valgus. Ja valgus paistab pimeduses ja pimedus ei ole seda omaks võtnud. Oli Jumala läkitatud mees nimega Johannes, see pidi tunnistust andma, tunnistama valgusest, et kõik hakkaksid tema kaudu uskuma. Tema ise ei olnud valgus, vaid ta pidi tunnistama valgusest. Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas. Ta oli maailmas ja maailm on tekkinud tema läbi. Ja maailm ei tundnud teda ära. Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks. Neile, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud verest, ei lihatahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema kirkust nagu isast ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde. Johannes tunnistas temast ja hüüdis valjusti. Tema ongi see, kelle kohta mina ütlesin, see, kes tuleb pärast mind, on tulnud minu eel, sest tema oli enne kui mina. Jah, meie kõik oleme võtnud tema täiusest ja armu peale. Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Keegi ei ole iialgi näinud Jumalat, ainusündinud poeg, kes on isa rinnal najal, tema on meile teate toonud. See on evangeelium ja Jumala sõna. Ja sõber, tänapäeva üheks valusaks probleemiks on toksiline positiivsus, mürgine positiivsus. Norman Vincent Peale on kirjutanud palju tähelepanu äratanud raamatu Positiivse mõtlemise jõud. Ta näitab selles, kuidas positiivne mõtlemine võib inimese elu muuta. Kui see on aga ainult psühholoogiline enesemanipulatsioon, siis pole see midagi rohkemat kui petlik psühhotrikk. Niisiis teatud laadi positiivsuski võib olla mürgine. On selge, et ainult inimese enda egost sõltub enese areng, toob kaasa kannatusi nii endale kui teistele. Aga kus siis jookseb see kriitiline piir tõelise lootuse ja enesepettuse vahel ja kuidas seda ära tunda? Evangelist räägib aga lootusrikka eluhoiaku sügavamast põhjusest ja see põhjus on meist sõltumatu. Ta ütles, alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Seesama oli alguses Jumala juures ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel. Teiste sõnadega looja tarkus, mis on algusest peale peidetud universumi loomisse, elab nüüd meie keskel. Looja ei ole enam tundmatu arhitekt kuskil seletamatus kauguses. Ta on ise oma ainusündinud pojas astunud ehitusplatsile.
ta higistab ja näeb vaeva. Ta ei karda parema maailma nimel oma käsi määrida. See on hämmastav sõnum, mis esitab meile tahtmatult ka küsimuse. Millised tagajärjed on selle kõigil meie isiklikule elule? Johannes kirjeldab seda sündmust elu ja valguse tulekuna, kuid pimedus ei võta valgust vastu. Aga kõik, kes isast läkitatu vastu võtavad, saavad Jumala lasteks. Jõuluõhtul võtsime vastu mitmesuguseid kingitusi. Me ei mõelnud neid endale ise välja. Võib-olla soovisime midagi, aga lõpuks valiku tegid kinkijad. Me võtsime neid sõprade ja lähedaste armastuse märgina. Kuid need kingitused on juba ammu lahti pakitud ja paljud neist juba ununenudki. Kuid kuidas on lugu kõige suurema ja püsivama kingitusega? Kingitusega, mille oleme saanud loojalt endalt. Ta sündis meie keskele, elas meie elu, valgustas meie teed ja päästis meid tühisusest. Ta kinkis meile valguse, elu ja tõe. Ja see ei sündinud ainult kunagi ammu 2000 aastat tagasi. See sünnib iga kord ja kõigi jaoks, kui me Jeesuse Kristuse oma ellu ja südamesse vastu võtame. Jah, see on usu, lootuse ja armastuse sõnum ka alanud aastaks. Aga kuidas elada selle sõnumiga esmaspäeval, kui läheme tööle ja ees ootab 200 vastamata e-maili ja tüütud kolleegid? Võta lihtsalt igal hommikul või keset päeva mõni minut vaikust. Täna Issandat kõige eest, kes sind ümbritsevad. Anna neile nende vead andeks, kes sind ei mõista. Ja otsi tarka headust kõiges, mis sind ümbritseb ning täna Issandat, kes on sinuga. Palvetagem. Taevane Isa, universumi looja, me täname, et sa ei ole meid maha jätnud ka uue aasta ehitusplatsil. Juhi meid ja õnnista meid valgusega keset selle maailma pimedust. Tänu sulle, et sa oled meid oma lasteks võtnud. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.